Tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Teen täna siis ladumise, kus vaatame teie järgneva 10 päeva energiaid, mis siis võiks see eeldatav tulemus või oodatav reaalsus olla teil nende energiate põhjal, mida te endaga praegu kaasas kannate, sest pidage ka alati meeles seda, et kõik ei saa 100% paika pidada ja kõik ei ole kivisse raiutud, ükskõik mida ma teile siin praegusel hetkel räägin nende kaartide põhjal, siis teie saate oma energeetilist välja alati muuta ja sellega ka tulevikku muuta. Et kui ta ongi eeldatav tulevik justkui ja reaalsus, mis on tulemas sulle, siis sinu enda praeguste energiate põhjal, kui sina teed energeetiliselt mingisuguse nihke enda energia väljas, siis see tulevik ei pruugi vastata üldse sellele, mida tegelikult ennustajad või siis kaardipanijad või kõik need tuleviku ennustajad siis teile ennustavad, et sina saad alati seda muuta, aga inimesed tihtipeale võtavad selle nii omaks, et tegelik reaalsus on üldse midagi muud ja seda muud võiks lähemalt uurida ja enda elusse ka rakendada päriselt. Ja seda ka ma siis püüan siin ka edasi anda läbi emotsioonide vabastamise, mis on ka minu poolt siis kättesaadavaks tehtud selle video näol. Kui teil on soov, siis te saate ka selle minult siis soetada endale. Ja seal ma siis räägin täpselt ära, kus emotsioonid üldse alguse saavad, kus me üldse nagu unustame oma emotsioone tunda ja surume need alla ja kuidas me siis saame need uuesti jälle meelde tuletada, et kuidas siis emotsioone üldse kehast läbi lasta ja vabastada oma emotsioone. Ja sellega see teie elu muutub täielikult, totaalselt, hüppeliselt, mida iganes veel kõik sinna võib otsa lugeda. Ja see on pühendumus oma emotsioonide vabastamisele ja läbi siis emotsioonide vabastamise te muudate oma reaalsust, oma tulevikku. Kuigi tulevikus ei tasu siis tihtipeale olla, see on aja raisk, aga te teate, te läbi emotsioonide vabastamise te muudate oma mõttemaailma, te muudate oma energeetilist välja, millega te loote siis täiesti teistsuguse reaalsuse endal, kui te praegusel hetkel olete seda elanud või loonud, sest teie loote seda reaalsust kogu aeg. Nii, et jah, et nii kui te mingisuguse nihke või muutuse oma kehas teete energeetilise keha tasandil, teadvuse tasandil, siis toimub ka teie reaalelus muutus, sellepärast et siis teie mõtted muutuvad, siis teie olek muutub ja selle oleku pealt te hakkate looma üldse teistsugust reaalsust, teistsugust elu. Ja see, mis väljapoolt tuleb, ei pruugi enam teie jaoks vastuvõetav olla. Või te siis olete teadlik ja valite, mida te nagu võtate väljast omaks või mitte. Ühesõnaga, mida puhtamasse olekusse te jõuate, seda rohkem te tunnete ja tajute ära, mis on tõde ja mis mitte. Ja et jah, oma reaalsust, oma tulevikku te loote kogu aeg ja seda on võimalik luua teadlikult ja kõik, mida teile öeldakse väljastpoolt, ennustatakse, eeldatakse ja mida te omaks võtate, selle te tegelikult endale ise loote. Et see, mis mina siin kaartide põhjal teile ütlen, see ei pruugi üldse vastata tõele, teie tõele, sest teie loote oma reaalsust, kui te mõistate. Et mõelge sellele. Tõele selles suhtes, et energeetiliselt te muudate
energeetiliselt, kaart näitab energeetiliselt seda, mis energias sa oled hetkel ja mis on tõenäosus, mida sa lood selle energia põhjalt. aga kui sa muudad ära oma energia, siis teie reaalsus muutub. See ei saa enam selline olla. Isegi kui mina siin ütlen, et see on selline, aga teie energeetiliselt oma keha tasandil, teadvuse tasandil olete muutnud oma energiat, transformeerinud midagi, siis see ei saa enam teie puhul kehtida. Siis te loote juba midagi muud. Kas teadlikult või ebateadlikult, mitte teadlikult. Vahet ei ole, te loote niikuinii kogu aeg. Ja nii on, et jah, see emotsioonide vabastamine, mida ma juba mainisin, et see on ka siis minu poolt kättesaadavaks tehtud. Ja ütleme siis seda ka, et kui teil on soov siis oma emotsioonidega tegelema hakata, algselt tegelema, pärast see nagu käib juba loomulikult ja see ongi teie loomulik osa tegelikult. Me oleme sellega siia sündinud, et me laseme emotsioonid läbi ja me ei hoia me ei hoia neid emotsioone ja laenguid oma kehas kinni, kuniks me siis õpime neid alla suruma ja kinni hoidma ja mis teevad omakorda siis füüsilisele kehale, vaimsele tasandile ja ma ei tea millele veel, emotsionaalselt on ta kurnav ja loob stressi, pinget, ärevust, kõike. Neid pahesid, sõltuvusi ja nii edasi, siis sellest on kõigest võimalik vabaneda, kui te hakkate vabastama oma emotsioone. Ja sellest muutub ka teie fookus või tähelepanu hoiak, eks ju, et tähelepanu ei ole tegelikult lihtsalt selline mõtlemise suund. See on tegelikult kogu elu suund, ta määrab teie elu. Ja kui sa oled teadlik, kuhu sa oma tähelepanu suunad või kuhu su tähelepanu läheb, siis sa lood teadlikult. Kui sa ei tea, siis elad automaatselt ja tihti teiste programmide järgi, siis teiste inimeste järgi ja kõik selle ühiskonna järgi. Et kuhu läheb su tähelepanu, sinna läheb su elu ja võib-olla tasub sul tegelikult päriselt mõelda, kuhu su tähelepanu siis läheb. Näiteks praegu mõelda, kuhu su tähelepanu läheb. Enamus ajast, millele sa mõtled? Millele sa mõtled, kuhu su fookus suunatud on? Sest see määrab rohkem, kui sa ehk arvatagi oskad. Ja meie tähelepanu tegelikult liigub päeva jooksul 100 000 kordi. Ja see hakkab nagu hüplema hommiku ärgates, hommikust juba alates mõtetesse, muredetesse, ootustesse, minevikku, tulevikku, telefoni ekraanile, teiste arvamustele ja nii edasi, nii edasi. See on nagu tähelepanu võib väga paljudesse erinevatesse kohtadesse liikuda. Ja enamik inimesi ei märka seda üldse või ta ei pööra üldse sellel tähelepanu, et kuhu ta oma tähelepanu suunab. Aga teie tähelepanu määrab teie tunde tegelikult. Ja tunne määrab teie kogemuse. Ja kogemus määrab teie elu. Ja kui teie tähelepanu on pidevalt välisel, ehk siis mingitel probleemidel, võrdlemisel, hirmudel, siis sa tunned tegelikult rahutust. Ja kui su tähelepanu on puudustel, siis tunned sa vaesust. Isegi külluse keskel võib inimene tunda vaesust. Ja kui sa õpid tooma oma tähelepanu tagasi, kui sa tuletad meelde, kuidas on tähelepanu tuua tagasi, kuidas on võimalik üldse oma emotsioonid vabastada, seepärast et kinni jäänud emotsioonide põhjal toimuvad mõtted. Ehk siis sinu mõtted, sa
võid mõelda, et sa nagu kontrollid oma mõtteid või mõtled ise. Tegelikult sa ei mõtle ise, seepärast et alasulutud emotsioonide pinnalt tekivad sinu mõtted. Ja see on ka automaatne. Ja kui sa märkad näiteks, et sa mõtled mingisuguseid idiootseid mõtteid, siis teadvusta ka, kes see märkab seda. Et sinus on nagu justkui tundub nagu kaks isiksust. Et pane tähele. Ja kui sa tood tähelepanu tagasi endasse, kehasse, hetke olevikku, hetke seisu, siis sa saad võimu nii-öelda tagasi või jõu tagasi. Kui sa tead, kus su fookus on, siis oled sina see, kes juhib mängu. Sest see fookus on nagu justkui jõud. See on nagu sinu elurool. Ja kui sina seal roolis ei ole, ei juhi, siis juhivad seda sinu harjumused, su minevik, su emotsioonid, su mustrid, keegi teine, väline ja nii edasi, eks ju. Aga mitte sina. Nii et ole teadlik, tähelepanu on loomisjõud. Ja elu käib sinna, kuhu sa vaatad. Seda sa lood. Ja fookus määrab su sageduse. Ja kui te tahate hakata ise oma elu juhtima, roolima, oma jõu tagasi saada, siis alustada tuleks oma emotsioonide puhastamisega, vabastamisega. Sest et ükskõik, kui palju me pingutame või vaeva näeme, kontrollime, püüame oma emotsioone kontrollida, püüame oma mõtteid kontrollida, see on enda peal jõu kasutamine, see on kurnav. Ja mingi hetk võib-olla ta võibki mõjuda, see on täiesti reaalne, sest ma olen ise selle tee läbi käinud, aga kui sa mingi hetk ta nagu kurnab ja väsitab sind, sa paned selle teema kõrvale või sa ei tegele sellega, elad nagu seda elu siin igapäevast tavapärast, võtad vastu, mis sulle tuleb, käid, oled, teed ja nii edasi, siis kui sa ei tegele nendega asjadega järjepidevalt, et sa pead nagu kogu aeg endaga tegelema, endaga energeetiliselt majandama, siis ta võibki toimuda mingi hetk. Aga sa võid tunda, et sa mingi hetk kukud ikkagist sinna auku tagasi. Et ikka ma olen siin samas kohas. Ikka mingisugust muutust. Justkui nagu oli juba kõik juba väga hea ja nüüd ma kukkusin jälle sinna auku tagasi või siis jälle nagu samm tagasi või paar sammu tagasi või 3 sammu tagasi, whatever, kuidas iganes keegi on. Siis on see kõik selle tõttu, et tegelikult juur on alles. Juur on alles, et me püüame võib-olla, enese arengus hästi palju ka räägitakse, et kirjuta üle oma need need mustrid ja need harjumused ja kõik muu, aga ülekirjutamisest ei ole pointi, kui see juurpõhjus ei ole sealt eemaldatud. Ja juurpõhjus ongi see alateadlik osa, mis on ära peidetud, sulle kättesaamatu, mis tuleb väliste triggeritega sulle ja siis sina arvad muidugi, et keegi teine on sinu tunnetes või olukordades süüdi. Tegelikult need ei ole mingisugune süü, keegi ei ole kuskil süüdi, vaid see on sinu emotsioon, mis tekitab sinus selle tunde, mida sina siis omakorda ei taha tunda ja siis sa nagu suunad jälle fookuse väljapoole, et tema on süüdi. Tema teeb seda. Tema on see. Tema on too. Ja nii edasi, või see olukord on selles olukorras süüdi. Et miks ta käitub nii? Mis tal viga on? Ta vajab õpetust. Tal on midagi viga. Ta ei ole normaalne. Ja nii edasi. See on lõputu jada, mis sult võib sealt meelest tulla, eks ju. Aga tegelikult on see, et see peidetud
emotsioon tuleb siis pinnale ja sul on võimalus see vabastada. Ja järgmine kord see ei pruugigi sind üldse reaktsiooni viia. Sa ei reageeri sellele või sa ei pane seda tähele või see nagu kaob sinu reaalsusest täielikult. Või siis tuleb järgmine kord jälle esile, aga nagu võib-olla natukene vähem trigerdaval näol. Võib-olla sa pead seda nagu mitu kihti nagu puhastama ja siis avastad või sa nagu unustad sootuks või siis ma ei tea, üldse ei meenu, et selline asi on olnud, sa ei mõtlegi selle peale. Ja nii on, et kui me nagu hakkame neid emotsioone vabastama, siis neid juurpõhjuseid mitte ei hakka üle kirjutama ega energeetiliselt majandama, enda peal jõudu kasutama, unustama asju, et tegelikult unustamine võtab tohutu jõu ja energia sult ära, et sa püüad kedagi näiteks unustada või mingit suhet unustada või mingit situatsiooni unustada. See võtab tohutu jõu ja energia sult ära. Selle asemel lihtsalt tunda see tunne lõpuni ja vabastada. Ja nii on. Ja sellest võib lõputult rääkima jääda siia, aga meie lähme ikkagi selle juurde, kuna ma siia täna selle eesmärgiga tulin, et teile seda ladumist siis teha ikkagist, mis on tulemas järgneva 10 päeva jooksul, siis lähme selle juurde. Aga kellel on soov siis oma emotsioonidega hakata toimetama, tegutsema ja enda elu siis tahab ise juhtima hakata. Ja ise looma hakata. Ja ise oma fookuse valida, siis on ka see võimalus siis minu poolt kättesaadavaks tehtud. Võite julgelt kirjutada. Nii, aga alustame esimesest grupist. Et mida on oodata siis järgneva 10 päeva jooksul teile, mis on oodata, mis on tulemas, mis energiat liiguvad. Grupp number 1. Siin on mingid uued algused teile tulemas, aga need algused tulevad väga aeglaselt, aga siin on potentsiaal uuteks algusteks. Mis iganes teie elus toimub, on ta suhtealaselt, tööalaselt, inimsuhete teemadel, mis iganes teil toimub. Armastus, kellel kuidas siis vastavalt teile, teie situatsioonile, siis te tunnete tegelikult väga palju kurbust siin. Midagi on teie südame purustanud, justkui südamevalu esile kutsunud ja teil on valus, teil on raske, teil on kurb. Võib-olla leinate kedagi, võib-olla olete midagi läbi elanud, võib-olla töökoha suhtes, inimeste suhtes, kuidas kellelgi. Aga siin on tulemas mingisugune uus potentsiaalne võimalus, uus algus, värske uus algus, mis omakorda nagu hakkab väga nagu sellisel aeglases tempos edasi liikuma, aga ta liigub edasi positiivses suunas. Et siin on jah, te tunnete mingi olukorras võib-olla sellist kahetsust, pettumust, keskendute nagu selle kaotusele või sellele olukorrale, mis teie elus on siis parasjagu aset leidnud või juhtunud või juhtumaas. Midagi, mis sind nagu emotsionaalselt puudutab ja see emotsionaalselt puudutamine on perfektne võimalus oma emotsioonid siis vabastada. Siin on nagu emotsioonid, haavad, mis tulevad mingi olukorraga teie elus esile ja see ongi teie enda loodud situatsioon, sest energia tahab teis kogu aeg nagu liikuda.
ja vabaneda, mida te siis tegelikult alla surute või kinni hoiate nagu oma kehas, olete nagu kas klammerdumises või vastupanus, siis hoiad oma energia seal oma kehas kinni aga ta tahab kogu aeg liikuda ja sa nagu lood ise. Inimese keha ja süsteem on nagu nii perfektselt loodud selles suhtes, et ideaalselt, et ta on nagu nii hea selles suhtes, et ükski emotsioon sinna kinni igavesti jääda ei taha ja energia tahab kogu aeg liikuda ja siis ta hakkab liikuma, siis sa nagu ise lood neid situatsioone, olukordi, et saad sellega kokku või juhtub selline asi või selline ja selline või sa oled selles suhtes või lõpeb su töökoht või lõpeb su suhe, mis iganes. Et ta kõige paremal viisil toob üles sinu selle peidetud, allasurutud emotsiooni, et sa nüüd saaksid selle vabastada. Pane mind tähele, kuula mind, näe mind, võta mind vastu ja vabasta mind. Ma ei taha siin olla. Et sa teed nagu ise endale nagu sellega halba või karuteene, sa surud uuesti selle alla või paiskad selle välja, saad mingit kerge leevenduse, aga juur on ikka alles ja siis ta koguneb ja koguneb ja koguneb, mingi hetk ta tuleb uuesti tagasi. Ükskõik, kas sa põgened selle olukorra eest, püüad unustada, püüad jälle alla suruda, mis vahet sellel on, vahet ei ole, juur on alles, sa lood jälle endale selle ilusa situatsiooni, kuldse, kena, võrratu, valusa, emotsionaalselt puudutava, emotsionaalselt haavatava, südamevalu, leina, ma ei tea, pettumuse, kahetsuse, mida iganes. Sa saad jälle haiget, sa ise lood selle haiget saamise, et sa märkaksid oma emotsiooni ja vabastaks selle. Ja nende emotsioonide ja valu tõttu sul võib olla siin olnud võib-olla mingisugune tüli, võib-olla sa oled tundnud mingisugust reetmist, mingisugust ebaselgust, mis toob sinust selle valu esile. Siin võib olla lahkuminekut, siin võib olla mõne suhte pingestumine, siin võib olla töökaotus, mis iganes. Aga ole teadlik, et kui sa nüüd vabastad need emotsioonid ja hakkad nende emotsiooniga õigesti ümber käima, siis mitte ei suru alla ega paiska neid välja, siis avanevad sulle täiesti uued võimalused suhtealaselt, uued võimalused rahaliselt, uued materiaalsed algused, uued töövõimalused, absoluutselt kõik. Sest sina lood oma reaalsust oma emotsionaalsete laengute, emotsioonide põhjal. Mida rohkem sa vabastad oma emotsioone, mida rohkem sa oled puhtam oma emotsionaalsest pagasist, seda külluslikumat ja ilusamat elu sa lood. Ta võib olla tööalaselt, ta võib olla rahaliselt, ta võib olla suhtealaselt, mida iganes. Sa oled palju ligitõmbavam ja sa ei pea selleks mitte midagi tegema, vaid lihtsalt võtma vastu, mis sulle tuleb. Sulle hakkavad asjad ise sülle kukkuma. Ja siin on ka uued võimalused teile tulemas rahaliselt, suhtealaselt, ma ei tea, materiaalselt, tööalaselt, mida iganes. Peale nende keerukate emotsioonide, kui sa nüüd nendega õigesti nagu ümber käid ja ei suru pidevalt alla ja vabastad need ja need võivadki algul ebamugavad olla, väga tihti inimesed võib-olla ei lähegi sellesse või raske on tegeleda, seepärast et see on ebamugav ja inimene ei taha ebamugavast tunda, kas ei ole tegelikult mingisugune valus asi või mingisugune õudne asi, see on lihtsalt ebamugav ja inimene lihtsalt ei taha ebamugavust tunda. Siis paljud ei lähegi sellega lõpuni välja ja ei tee enda heaks seda nii-öelda jutumärkides tööd algselt, et võimaldada endale seda külluslikku ja paremat elu. Vaid kannatavad ja viirelevad ja piinlevad. Ja mis siis üldse saaks, kui ma ei kannata enam? Mis siis saaks? Ka selline ego jutt võib mõndadel inimestel peas olla. Et mis siis saab peas olla või siis alateadlikult ära peidetud, et tegelikult pinnapealselt võib-olla sa ei teadvustagi endale,
et sa ei taha seda kannatuste lõppu, kuna mis siis sinust saab? mis saab siis? Siis ma ei kannatagi enam, aga mis siis saab, mis mu elus siis saama hakkab, et mõni ongi lihtsalt selline hästi selles draamas kinni ja see ei ole ka tema nagu süü, ta ei ole sellest teadlik, tal on see nagu ära peidetud vari justkui, kus ta elabki läbi draama ja mis siis saab, ego võib rääkida talle selliseid lugusid seal peidetud versioonis, kui sa nagu sügavuti enda sisse ei kaevu, siis sa ei saa ka tegelikult seda teada, kas ta räägib neid lugusid või ei räägi või mis lugusid ta üldse räägib. Aga see on üsna põnev, kui avastad, mis naljakaid lugusid võib üks ego meel üldse sulle ette sööta ja sa jääd seda uskuma. Ja mõni võibki täiesti vabalt oma draamaelus kinni olla, et ta ei oskagi teisiti ja ta ei tahagi teisiti. Sest mis minust siis saab, kui seda draamat enam minu elus ei ole, kui ma ei tunne seda valu, kui ma ei tunne seda teist ja kolmandat. Et pange tähele enda puhul, et mis lugusid te endale räägite ja mida te endale maha müüte. Mida te endale maha müüte ja mis jama te usute. Ja selleks ongi perfektne võimalus oma emotsioone puhastada, siis mõtted muutuvad ka. Te ei pea neid muutma, te ei pea neid sundima muutuma. Te ei pea enda peal seda nagu vägivalda kasutama, et ma nüüd surun ja mõtlen midagi muud ja ma tean, et ta tuleb, aga ma mõtlen midagi muud. Te jäätegi neid mõtteid muutma ja võib-olla see elu muutub mingil määral paremaks, aga mingi hetk ta tuleb ikka pinnale, seepärast et juur on ju vabastamata ja te jääte sellega nagu kemplema. Aga siin on jah, et see on siis nagu mõttekoht teil siin vahepalaks, aga siin võib tulla teile täiesti kas uued võimalused suhte tasandil, uued võimalused tööalaselt, rahalised uued võimalused, midagi täiesti praktilist uut rajada, millelgi, millel on selline uus hõng või värskus või uus võimalus. Ja siin ongi nagu, et kui te nagu suunate hästi palju intensiivselt sellele, mida te kaotasite nüüd siin, on see suhe, töö või raha või mis iganes situatsioon, kui te suunate nagu fookuse sellele, siis teil on väga raske sealt välja tulla. Lihtne on see vabastada ja puhastada ja teil tekivad kohe automaatselt uued võimalused. Uued töökohad, uued suhted, uued võimalused suhteid parandada näiteks või uus algus suhtes, mis iganes. Aga need on uued võimalused, mis teieni tahavad tulla ja need on päris reaalsed ja praktilised ja käega katsutavad maised. Küll aga siin on nagu selline aeglane edasiliikumine, aga see on kindel ja järjepidev. Kohati võib-olla isegi tundub teile, et asjad nagu liiguvad väga aeglaselt edasi või siis te tunnete, et asjad ei liigu üldse edasi või siis te tunnete näiteks ka inimesega seoses võib-olla, et keegi inimene on sellega seotud või te tunnete või näiteks suhtealaselt, eks ju, et mingi inimene on sellega seotud, et te ootate seda võimalust, uut algust ja nii edasi, siis ta võib hästi aeglane olla, aga ta on nagu hästi praktiline ja läbimõtleva meelega ja muutused kindlasti toimuvad, aga sinule võib-olla mitte nii reaalselt, silmaga nähtavalt, tuntavalt, aga need toimuvad, energeetilisel tasandil kindlasti toimuvad. Et seda ei pruugigi kohe siis silmaga näha ega käega katsuda sellisel kiirusel, nagu teie seda soovite võib-olla, et ka see võimalus on. Aga võib ka olla see, et te ise nagu teete väga läbi mõeldud otsuseid, et te ei tee kiireid samme, võtate asja rahulikult, väga aeglaselt ja rahulikult liigute edasi. Te tahate kindlat tulemust saada, edasiminekut ja te olete nagu millegi suhtes väga järjepidev. Ka see võib siin olla, et selleks, et seda uut algust luua, selleks te nagu olete väga fokusseeritud ja suunatud oma nagu fookusega, oma tähelepanuga sellele,
ja te olete järjepidev ja te ei anna alla, te tahate kindlaid tulemusi saada, kindlat edasi liikumist saada ja seda võimalust, et asjad liiguvad ja kasvavad, siis te ise teete ka väga nagu selliseid aeglaseid samme ja läbimõelduid ja olete väga kannatlik ja järjepidev. Ja siin ongi see müntide rüütel tegelikult rõhutabki justkui julgustab sind olema kannatlik, kui te tunnete kannatamatust, siis tundke see lõpuni. Ja te näete, et see enam ei häiri teid. Et see edu ja edasiliikumine tuleb läbi sihikindluse ja kannatlikkuse, püsivuse ja pühendumise. See toob tulemusi. Jah, nii on. Et selle 10 päeva jooksul ühesõnaga te tunnete sellist emotsionaalselt keerulist olekut, olukorda, seisundit. Võib-olla seisate silmitsi pettumuse, südamevaluga. Aga need tunded võivad tulla siis ka teie minevikust esile lihtsalt niisama lambist. Vedelete voodis ja järsku tunnete mingisugust südamevalu, raskust, emotsionaalset sellist valu, mis tekitab teile sellist raskustunnet või rahutust. Aga teie ellu on tulemas uued võimalused ja päris praktilised kohe. Võite kogeda siis tõesti siin suhtealast, rahalist või tööalast arengut, edasiliikumist, uusi võimalusi, täiesti totaalseid uusi alguseid, mis omakorda toob tegelikult teile mingisuguse turvatunde tagasi või stabiilsuse. Ja siis nagu elu lähebki nagu justkui natuke rahulikumalt edasi. Selline monotoon, ta võib olla selline natukene monotoonne, aga ta on nagu, et teha sellega ka rahu, et kogu aeg ei peagi olema nagu selline justkui selline Ameerika mägedel kuskil seal tipus hõljumine, vaid teinekord ongi ka selline neutraalsus või selline inimene jälle, ta ei ole rahul mitte millegiga, et tema meel kogu aeg tahab mingisugust nagu seda särtsu või äratamist, et kui nüüd seda äratust või seda särtsu või seda mega head emotsionaalset laksu ei ole, vaata, siis on midagi valesti, ei ole siis midagi valesti, kõik on väga okei. Et kogu aeg ei pea olema nagu selline laks kuskil kuklas või emotsionaalne selline heaolu mõnus laks, vaid see on jälle nagu see meele lugu, mida ta siis räägib, et kui seda ei ole, siis elu on pekkis või see põhimõtteliselt inimese loomulik olek on tegelikult neutraalsusest rõõmuni. Ja kui teil möödubki mõni päev sellises neutraalses olekus, siis see on täiesti okei, et sellega lihtsalt rahu teha või vabastada jälle see emotsioon, mis tekib sellest võib-olla rahutusest, et kui ma midagi ei tee, siis midagi ei toimu ja kuidas me niimoodi, et see on nagu igavus või mida iganes, antakse hinnangud sellele olukorrale, et pange tähele jälle, mida te endale maha müüte. Et siin on võib-olla soovituseks ka, et ära takerdu kaotusesse ja luba endal tunda neid tundeid. Uued võimalused tulevad ja võta need avasüli vastu, ole nendele vastuvõtlik. Mis iganes uued võimalused. Ja ole selline kannatlik ja järjekindel, kui te ise ka nagu suundute millegi suunas, see võib olla mingisugune tegevus ka, millega te tegelete või mille suunas te soovite liikuda või te mõtlete nagu
vaimses pildis või siis emotsionaalselt või mis iganes, et mingisugune mõte on, te tahate selle suunas liikuda, te tahate mingisuguse uue alguse suunas liikuda, teil on väsinud, olete väsinud sellest emotsionaalsest raskusest ja kaosest kogu aeg, mis teie elus on toimunud või olnud või tabab teid nagu kogu aeg välk selgest taevast, siis te nagu ise nagu püüate ka võib-olla mingisuguse uue alguse suunas, see võib olla nagu mingisugune eesmärk või mõte, mille suunas te tahate liikuda ja olge selles kannatlik ja järjekindel, et te saavutate selle ja püsige sellel teekonnal, et asjad ei toimi nii, et nagu inimesed väga tihti ei süvene, ei pühendu, ei jää pidama. See on nagu TikTokis käimine, eks ju, järgmine pilt, vaatab läbi, järgmine pilt, kogu aeg söödetakse endale ette mingisugust uust informatsiooni ja sa nagu ei keskendu, ei süvene, ei lähe sinna sügavuti sisse, ka inimesed iseendaga ei tee seda. Et nad rahuldavad oma pealispindselt, rahuldavad või siis mätsivad kinni oma emotsioone, mitte nendele otsa vaadata, eks ju. Et kui teil on mingisugune suund, ükskõik kas tööalaselt, ükskõik mingisugune eesmärk, soov, suhtealaselt, tööalaselt, rahaliselt, tervise suhtes, mis iganes, te tahate sellest emotsionaalsest jamast nagu justkui välja astuda ja alustada otsast ja pühenduda ja liikuda selle suunas, võtta endale mingisugune sihtmärk ja jääda sellele järjekindlalt kindlaks ja pühenduda sellele, et saavutada see uus algus, siis uskuge või mitte, see saabub teile. Ja nii lihtne see ongi. Lihtsalt kannatlikkus, järjekindlus, pühendumisega tulevad asjad teieni, jõuavad asjad teine, muutub teie elu. Et lihtsalt ühelt teemalt teisele hüppamine ja mitte süveneda, mitte enda sisse vaadata ja kogu aeg väljapoole suunata oma energia ja pilk ja süüdistada väliseid olukordi, see ei toida. See ei vii teid kuhugi, te jäätegi selles surnud rattasse, ringi rattast käima. Te ei muuda oma elu. Te ei loo muutuseid oma elus, kui te ei tee püsivaid, sügavaid, järjekindlaid samme selle suunas, pühendunud samme selle suunas, mida te soovite luua. Ja see ei tohiks olla läbi teistest üle sõitmise või see ei tohiks olla sellisel viisil, et te sõidate teistest üle, peate ennast, ma ei tea, paremaks kui teised, näitate teiste peale näpuga ja nii edasi, vaid see ongi nagu päriselt te vabastate oma ennast sellest emotsionaalsest prügist, mida te kogu aeg endaga kaasas tassite, mis loob teile praegusel hetkel selle elu, kus te praegusel hetkel olete, see on teie enda looming kõik siin. Te tunnete seda kõike, te olete väsinud sellest kõigest, frustreeritud, stressis, pinges, masenduses ja nii edasi. Ja läbi selle vabastuse inimesed loovad endale haiguseid, nad hoiavad haigena ennast, nad loovad endale haiguseid, nad vananevad kiiremini, nad lihtsalt lõhuvad ennast teadmatusest ja nad ei ole ka selles kuidagi mitte mingil moel süüdi või et nad teevad kuidagi valesti teadlikult, vaid nad ei tea. Meid on õpetatud ja kasvatatud juba sünnist saadik sellist elu elama ja me arvamegi, et kõik on nii ja kõik on õige ja kõik peabki olema. Et selline see elu ongi ja üks igavene kannatus ja millal see ükskord lõpeb ja jumal tänatud, üks päev surmale lähemal jälle ja nii edasi. Et kellel millised lõppmõtted siis. Ja jah, sellega ma vast lõpetaksingi. Sai üsna pikk tulevat, aga ju siis teile oli seda vaja. Kellelegi kindlasti oli see vajalik, nii et suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja grupp number 2, kes valis siis selle kaardipaki, vaatame, mida on oodata teile järgneva 10 päeva jooksul. Number 2.
mida on oodata teile järgneva 10 päeva jooksul? Millistes energiates olete, mis toimub? Ilmselt siin nagu õpitakse midagi, oldakse järjekindlalt õpinguil, õpitakse, vaadatakse üle võib-olla oma uskumussüsteem rohkem enda sisse ja te liigute väga jõudsalt oma väkke. Püüate võib-olla ka oma intuitsiooni, sisetunnet hästi palju kuulata. Te liigute selles suunas, mida teie soovite. Teil on nagu mingisugused eeskujud, teil on mingisugused ettekujutlused, mingisugused soovid, mille suunas te liikuda tahate. Uued algused, uued võimalused. Ja te jõuliselt ja kirglikult liigute selle suunas. Väga palju kirge on selles järgneva 10 päeva jooksul teie elus. Siin on 3 sauade kaarti välja tulnud. Aga samas te natukene ka olete kahtlev, kõhklev mineviku, ma ei tea, mingisugused mustrid või mineviku olukord tuleks nagu natukene ümber sõnastada või vaadata või energeetiliselt ümber muuta, nihe teha endas, energeetiline nihe. Aga jah, siin ma nagu selle sauade 7-ga pigem näen, et te olete natuke kaitseseisundis, et te tunnete võib-olla sellist, te tunnete nagu, et te peaksite enda eest seisma, enda eest välja astuma või kellegi eest välja astuma, võib-olla kedagi kaitsma ka. Või on see mingisugune konkurents või selline enesekaitse reaktsioon on nagu tekkinud. Ja sul on nagu siin nagu sellist natuke vastupanu elule. Et sa tunned võib-olla, et elu paneb sind proovile või miski kuidagi pandakse sind proovile ja sa pead nagu selle eest nagu enda eest nagu seisma või välja astuma või ennast kaitsma kuidagi. Et või kuidagi oma seisukohta kaitsma, ideid või saavutusi või nagu jah, et kuidagi sind nagu justkui testitakse. Aga sul on nagu, sa tahad nagu seista enda eest või endast välja astuda või kellegi teise eest lausa välja astuda. Aga see ei ole vajalik tegelikult, sa ei pea kellelegi midagi tõestama, sa ei pea kellegile midagi noh jah, et sa ei pea nagu kaitsma ennast kellegi eest. Sul ei ole vajadust seda teha. See on ego, mis tahab kogu aeg ennast õigustada, kaitsta ja ennast kuidagi tõestada või näidata, et mul on õigus, et sa teed valesti, et ma pean kuidagi sulle nagu selgeks tegema, et sina räägid vale juttu, mina räägin õiget juttu või mis iganes. Kõigil inimestel on oma arvamus, nad elavad erinevate teadvuste tasanditel ja teine inimene või teine olukord või see situatsioon või tööalaselt või eluliselt või inimestega seoses, nad ei saagi sinuga ühineda või ühtida kogu aeg, et inimesed elavad paraku erinevatel teadvuse tasanditel, sina võid olla sellisel teadvuse tasandil, tema võib olla sellisel ja sellisel, et tema jaoks võib olla see õige, sinu jaoks võib olla see õige ja te ei pruugi nagu klappida selle suhtes, aga see ei ole mitte mingil moel kuidagi vale ja lihtsalt tema on lihtsalt sellisel tasandil ja sina oled lihtsalt sellisel tasandil ja sina ei pea mitte kunagi kuidagi kedagi või kuidagi ennast õigustama või enda eest seisma või ennast kaitsma, vaid lihtsalt tähelepanu ja fookuse sellelt teemalt ära võtma. Okei, see oli, nii on nagu on ja mis tavaliselt inimestega juhtuvad, egod hakkavad üksteise nagu
üksteisega nagu võitlema, et temal on see, tema egomeel räägib seda juttu, sinu egomeel räägib seda juttu ja siis arvatakse, et on vaja nüüd hakata võitlema ja ennast õigustama ja ennast tõestama ja kuidagi sina pead peale jääma või isegi kui mõtled, et noh, et mis sa lolliga vaidled või et rumalatega ei tasu vaielda või targem annab järgi, siis seal all võib ikkagi olla see nagu enesehinnang või mingisugune teema, et okei, ma teen siis niimoodi, et targem annab järgi, on ju, aga sul nagu ikka midagi kripeldab seal sees. See ei ole enesega rahu tegemine ja see ei ole aktsepteerimine välist reaalsust sellisena, nagu see on, vaid sinu sees on ikkagist mingisugune enesehinnangu probleem või mingisugune emotsioon, mida siis sa üritad alla suruda. Et pane ka seda tähele, et see on nagu koht, kus seda hoopis vabastada, mitte alla suruda. Või siis teistele peale nagu teistega nagu võidelda või konkureerida või nagu näidata, et ma olen see ja teine ja kolmas. Või et minul on selles suhtes õigus ja mida sa siin üldse räägid ja nii ja naa, et kaitsta ennast millegi eest või kellegi eest, et see on täiesti ebavajalik. Nii kui sa selle fookuse sealt ära võtad, siis asjad lahenevad iseenesest. Inimese egomeel lihtsalt tahab seda, ta ei suuda lihtsalt lahti lasta. Lihtsalt inimesed ei suuda lahti lasta. Aga ma toon näite, et noh, et näiteks keegi tuleb midagi, ütleb mulle, siis ma olen vägagi teadlik sellest, et ta ei räägi minust, vaid ta räägib enda emotsionaalsete emotsioonide põhjal. Kui ta midagi halvustavat ütleb või kui ta midagi või kui tal on näiteks kas või ka eriarvamus, siis on see okei, täiesti okei, see on tema teadvuse tasand ja minu asi pole seda muuta ja sellega võidelda, mida tema oma reaalsuses näeb ja tunneb ja kogeb ja mõtleb. Vaid ma aktsepteerin seda, et teine inimene on selline, nagu ta on ja tema on seal teadvuse tasandil ja sellega on kõik okei, et sellega pole mitte midagi valesti või kui ta tuleb mitte midagi halvasti ütlema või mind kuidagi noomima või mulle mingisugust moraali lugema, siis sellega on ka okei. Ma ei pea sellest minema kaitsepositsiooni, nagu tegelikult Sauad ja Seitse läheb natuke kaitsepositsiooni, ta tunneb, et teda rünnatakse ja siis ma pean midagi vastu ütlema, ma pean ennast kaitsma, ma pean midagi ütlema või siis isegi taanduma ja ma ei pea seda tegelikult tegema. See on minu emotsioon, mis reageerib siis teisele emotsioonile, vastas tulevale emotsioonile, et see emotsioon, mis sulle nagu justkui see inimene või olukord, mis nagu justkui pahvatab sulle oma emotsioonidest nagu sulle ütleb midagi, peab mingisugust moraali või heidab ette või mida iganes ja sinul tekib kaitsereaktsioon, siis kaks ego põrkuvad ja hakkavad omavahel võitlema. Tegelikkus ei ole see üldse vajalik ja sa ei pea midagi tõestama, sa oled teadlik, saad aru, mõistad, et tema ütleb neid asju oma emotsioonide pinnalt, oma laengute pinnalt. Ja see ei ole nagu kuidagi sinuga seotud, sa ei pea seda isiklikult võtma. Inimene, kui hakkab võitlema ja tekib selline kaitsepositsioon või selline võitlus vaim sisse, siis tegelikult ta reageerib. Ja tema sees on ka siis emotsioon, mis tuli nagu justkui pinnale ja nüüd sul on võimalus see tegelikult vabastada, sest sinul ei ole vaja mitte midagi tõestada kellelegi, mitte midagi öelda, tõestada, võidelda, ennast kuidagi kaitsta, lihtsalt sealt fookus ära võtta. Mida rohkem sa sellele keskendud, seda rohkem sa seda nii-öelda jutumärkides probleemi toidad. Ja see võib väga suureks minna siis. Ja sa jäädki sellega võitlema. Aga jah, miks me ei saa nagu, et see on see enesehinnangu probleem või kaitseseisund, mis tekib, see on emotsioonidest, teie enda laengutest ja emotsioonidest jälle tulenev.
et miks siis, sa ei pea ju, mida sa tõestad, milleks sul on vaja tõestada ennast kui kellegile. Et mida ta sinust arvab, et inimesed nagu tihtipeale on jällegi sellest kinni, et nad tahavad, et inimesed temast hästi arvab, aga kelle jaoks kellele seda vaja on. Et see ongi see, et sa oled sõltuv välisest ja sa reageerid. Sa oled sõltuv välisest ja sa reageerid, et kui sind ei tunnustata, hinnata ja sind materdatakse maha, siis sa tunned sellest ennast halvasti. Ja see ongi need emotsioonid ja laengud, mida sa siis endas kinni hoiad ja sellest, mis toimub sinust väljapool, sõltub sinu elu. Sellest ei tohiks sõltuda sinu elu. Ja nii on. Et siin võib-olla te nagu õpite või vaatate üle võib-olla ka oma nagu selliseid seda mõttetasandit või seda mõttetasandit või neid mustreid, et võib-olla te õpite, võib-olla te järgite mentorit, võib-olla te olete ise mentor, võib-olla te õpite mentoriks ja tahate õpetada, hakata õpetama teisi. Vaatate üle nagu oma reeglid, süsteemid, kuidas te toimite. Et võib-olla jah, siin oluline on võib-olla õppida oma, võib-olla te õpitegi, aga võib-olla on mõistlik õppida oma siis reaktsioone ja kaitsepositsioone maha laskma ja vabastama. Ja vaatama oma uskumuste süsteemid üle, olema võimeline andestama inimestele, olema armastav ja tooma tegelikult selle nii-öelda paradiisi maa peale, et see on kõik võimalik. Ja see, kui on vajalik, siis õppige, kasutage mentorit, võtke endale mentor, kes on teadlik, kes kõnetab teid, kes tõmbab teid. Ja te jõuate oma siis sellisesse väkke, oma enesekindlusesse, te olete magnetil ja te hakkate ise looma, inspireerima ja tegutsema. Inspireerima teisi ja inspireerite ka iseennast tegutsema ja sa saad tagasi oma enesekindluse, mis siin on nagu kõikuma löönud. Ja sa suudad olla selline soe ja karismaatiline ja loov, tegutsemisjulge, oled valmis ennast nähtavaks tegema ja oma ideid ellu viima. Ja sellest saavad uued algused, võimalused, mida sa ise lood. See potentsiaal on kõik sinus endas olemas, aga sa pead ise ka nagu samme selle suunas tegema. Aga päris kindlasti on tulemas midagi täiesti uut, müstilist, põnevat, uusi projekte, uusi ideid, kirg ettevõtmise suhtes. See tulesäde süttib sinus. Ja see on väga tugevalt arendav järgnevad 10 päeva teile. Et siin võib olla, siis pane tähele, kus sa oled kaitseseisundis ja võitlusvalmiduses. Ja kus sa tahad väga-väga kehtestada või kellegi ees ennast tõestada. Võib-olla tööalaselt, võib-olla isikupõhiselt suhtes kuskil. Võib tekkida mingisugune surve. Sul ei ole vaja kellelegi tõestada, sul ei ole vaja ennast õigustada, sul ei ole vaja võistelda ega kaitsta ennast millegi eest ega kaitsepositsiooni laskuda, sul on vaja vabastada see emotsioon ja jääda kindlaks enda eesmärkidele. Kui sul on mingisugused väärtused, põhimõtted, eesmärgid, kuhu suunas te liigute, siis liikuge selle suunas. Pöörake fookus sellele
ja pange tähele, millele te oma energia suunate, seda te nagu loote, seda te nagu reaalselt loote. Kui te keskendute sellele, et sa pead midagi tõestama kellegile või võitlema või kaitsma ennast, siis sa nagu kogu aeg energeetiliselt pöörad sellele tähelepanu ja sa lood kogu aeg endale seda olukorda. Sa lood kogu aeg ja sa oled kogu aeg sellistes olukordades. Pange tähele. Ja mõelge tagantjärgi ka üle, et endale siis tõestada või endale siis näidata, et ma räägin tõtt. Enda elu situatsioonidest, pange tähele neid asju. Et jääge oma nagu seisukohtadele kindlaks, aga sa ei pea nagu midagi kellegile suusõnaliselt tõestama ega jalgu trampima või ega võitlema kellegiga, et see olen mina või ma teen nii või mul on õigus või ma nüüd näitan või ta ei pruugi olla ka sellises nagu halvas tahtes energia, vaid see on nagu see gorilla toob rusikatega vastu rindu ja ütleb, näe, vaadake nüüd mind, et mina olen siin, onju. Pange mind tähele, vaata kui võimas ma olen, et see on minu seisukoht, see on nagu ma kaitsen ennast täiega, ma kaitsen teisi täiega. Tegelikult võimendad seda kogu aeg enda ümber ja sa lood tegelikult neid olukordi uuesti. Kui vaadata lihtsalt läbi armastuse pilgu seda olukorda, situatsiooni ja mitte miski ei saa sulle kahju teha. Kui sina oled armastus, siis armastus on ka sinu ümber. Ja ära alahinda oma jõudu, ära kasuta seda nagu ära kasuta seda enda ja teiste vastu võitlemiseks, vaid jõud sinu sees võib olla väga armastav ja pehme ja see on toitav. Vajadusel õpi ja küsi nõu, küsi või liigu selle mentori suunas, kes sind tõmbab. Ja et sa ei saa nagu, siin on jälle kahe otsaga see teema, et ühest küljest vaata, et räägitakse, et kuula autoriteeti, kui sa oled sellisel tasandil, et sinu enesehinnang ja on pisut madalavõitu, mida ma näen siin tegelikult sauade 7-ga, et see enesehinnang on natuke kõikuv, siis sa võid kuulata ja vaadata autoriteeti ja temast eeskuju võtta, aga sa ei saa autoriteeti kunagi sinust endast ei ole ühtegi kõrgemat isiksust või autoriteeti ei tohiks nagu pjedestaalile tõsta nii-öelda, et sina peaksid olema iseenda autoriteet, aga sa võid vaadata nagu võid vaadata ja õppida nagu ütleme, et siis kedagi sellise pilguga, et kellel on väga head omadused või millised omadused tal on ja sa tahaksid neid nagu iseendale siis luua või sa tahaksid selline inimene olla näiteks, siis sa võid läbi selle pilgu vaadata, et sa tahaksid jõuda sellisesse punkti, et sa omandad justkui selliseid isikuomadusi, nagu sellel inimesel on. Aga sa, tihtipeale vaadatakse inimesi väga autoriteetselt, et nad seavad teise inimese endast kõrgemale, aga tegelikult see on nagu, see pole vajalik ja see ei ole soovituslik, sest autoriteet oled sina iseendale. Aga sa saad vaadata läbi selliste silmade, et mis isikuomadused või mis omadused sellel inimesel on, kelle sarnane sa tahaksid olla, et ta on nagu selline edasi liigutav jõud nagu sulle või et sa tahaksid nagu sellisesse punkti jõuda, kus see inimene näiteks on, et ta on nagu sulle, ta on nagu ilus vaadata sulle, ütleme niimoodi. ja tahaksid need omadusi ise kehastada, ütleme.
ja sul on võimalik seda luua endas, sina oled võimeline endast looma sellise inimese, keda sa tahad. Ja kui sul nagu vaateväli on piiratud või teadmiste väli või selline inspiratsioon, siis vaatagi teisi inimesi, et, et milline see teine inimene on. Näiteks võtad selle nagu ühe inimese, keda sa väga armastad või kes sulle väga sellist muljet avaldab või kellest sa väga hoolid ja vaata, mis on tema omadused või mis on see, mida sina tahaksid omandada iseendas ja loo see omadus ka iseendale. See on täiesti reaalne ja võimalik. Et võta siis nagu eeskuju või aga ära sea endale nagu või ära vaata kedagi endast kõrgemale, sest tegelikult teadvuse tasandil me oleme kõik üks. Et läbi selle siis nagu sellise eesmärgi või sellise soovi või õppimise või avardumise suudad sa sütitada iseendas selle karisma ja sisemise tule. Ja sa liigud sellise enesekindluse suunas ja sa oled väga selline enesekindel, inimesed märkavad sinust seda ja sinu tegutsemisjulguses ja selles kõigis selles sinu olekus ja väljenduses, et sa ei pea isegi nagu midagi selle jaoks tegema või midagi nii väga erilist rääkima või inimesed märkavad sinu olekust, sinu särast, sinu julgusest, sinu rahulikkusest, kõike nad märkavad seda ja nad tajuvad seda. Inimesed energeetiliselt loevad, teadvustavad nad seda mitte, teadvustavad seda nad endale või mitte. Inimesed energeetiliselt loevad tegelikult üksteist juba enne suhtlema hakkamist ja kui sinust nagu, kui sina oled selline väga selline julge, selline enesekindel, sisemiselt rahus endaga, siis teised inimesed märkavad seda või tajuvad seda, ütleme tajuvad seda. Ja sa ei pea selleks mitte midagi lõputult palju rääkima ja hirmus humoorikas olema ja teistel nagu mingisugust nagu see õuenarv või mis need on, need lõbustavad inimesi. Sa ei pea selleks mitte midagi sellist tegema, et tohutult rääkima või oma tarkust väljendama või rääkima seda teist ja kolmandat, olema hirmus humoorikas või mida iganes. See huumor tuleb niikuinii sinu seest iseeneslikult välja, kui sa oled, mida puhtam sa oled. Ja see on nagu üks osa loomulikult. Ja see ongi inimesed tunnevad ja tajuvad sinust seda. Ja selleks ei pea sa mitte midagi endas võimendama ega rääkima ega meeletult pingutama selle nimel, et sa meeldiksid inimestele või näitaksid inimestele, et vaata, selline ma olen. Nad tajuvad seda juba siis, kui sa nendega mingil teatud tasandil kokku puutud. Selleks ei pea isegi rääkima, inimene tajub sind. Tegelikult sina tajud teist inimest, teine inimene tajub sind. Ilma rääkimata, ilma pikemalt veslemata või tundmata. Inimesed tajuvad üksteist, aga nad lihtsalt ei oska päris täpselt seda, võib-olla nad ei ole päris teadlikud sellest, aga energeetiliselt nad hakkavad juba üksteisega varasemalt suhtlema, kui nad juba võib-olla siis füüsiliselt siin sõnaliselt. Ja sinus on seda enesekindlust ja karismat ja kõike seda tuld ja sära, sa nagu läbi selle sa nagu sa liigud selle suunas ja see kirg ja see tuli kõik nagu tuleb sinus esile. Ja läbi nende inspiratsioonide, ideede, mis hakkavad sinust välja purskuma, nagu tuleleek võib-olla, inspiratsioon, idee,
uued võimalused tulevad, kukuvad sülle, tulevad, keegi helistab, kuskil märkad, kuskil juba on, keegi pakub. Need tulevad sinuni, need ideed, projektid, suunad, ükskõik mis sütitab sind, sa oled juba eelnevalt võib-olla sellises energias, kus sa oled väga sellises, jah, nii nagu ma ütlesin juba, väga enesekindel, selline karismaatiline, selline tuline või selline sütikus on sinu sees ja sa tõmbad lihtsalt ligi. See tõmbamine ka jällegi omakorda on omaette süsteem, et tavaliselt inimesed räägivad, et me tõmbame endale ligi seda, kui me oleme sellises olekus, aga tegelikult me ei tõmba mitte midagi tegelikult otseselt ligi, vaid kui meie olek on selline, elu ise, elu ise, tuli, kirg, see säde, see olek sinus. Kui sina oled armastus, kui sina oled elu ise, sa koged ennast eluna, armastusena, sa koged kõike, sa võtad kõik oma armastuse embusesse ja sa ei ole elu suhtes vastupanus ega klammerdumises, siis läbi sinu oleku kujundab vastavalt ka füüsiline maailm ennast, et sina lood läbi oma oleku oma reaalsuse. Ja siis tundubki, et kõik nagu kukub sülle, sest elu hoiab sind, elu armastab, elu hoiab neid, kes armastavad elu. Need, kes ei armasta elu, neid lükatakse veel sügavamale, et ärka. Pane tähele, mis su sees toimub, pane tähele neid emotsioone, pane tähele seda, mis sinu sees toimub ja vabasta. Ja need uued võimalused tõesti siis võivad tunduda täiesti ebaloomulikud, kukuvad sülle, helistab, kukub, sealt tuleb mingi pakkumine, kutse sinna-tänna kolmandasse kohta. Ideed, projektid, suunad tulevad ise, mingisugused mõttesähvatused, välgatused, kõik need on nagu, need uued võimalused lihtsalt tulevad. See võib olla armastustöö, looming, lihtsalt mingisugune uus tunne, et nüüd ma teen selle ära, mul on nii palju kirge, mul on nii palju tuld, mul on nii palju sütikust, mul on nii palju inspiratsiooni, nüüd ma lähen ja teen selle ära. Ja see on julgus elada. Seisa julgelt enda eest, mitte et sa tahad tõestada välismaailmasele, kes sa oled või et ma kaitsen iseennast ja seisan julgelt enda eest, vaid enda olemuse eest. Ja suuna pilk sissepoole, mitte väljapoole, välisest sõltuvalt ära seisa enda eest, vaid suuna pilk sissepoole, vaata sisemusse ja vabasta kõik see vana taak, mida sa endaga kaasas tassid, minevik. Ja otsi või kuula tarkust. Autoriteet oled sina ise endale, aga otsi võib-olla vaadata niimoodi sellise pilguga, et kelle sarnane sa tahaksid olla või mis omadusi tahaksid sa endas võimendada või millised need omadused on, mida sa tahaksid endasse, soovid endas kogeda. Ja kui sul endal nagu piisavalt seda inspiratsiooni või teadmist ei ole, siis vaata neid armastavaid või autoriteetseid inimesi, ütleme niimoodi, autoriteetseid inimesi, aga ära sea neid esiplaanile, esikohale, endast kõrgemale. Autoriteet ole iseenda autoriteet. Ja ole oma väes ja säras, tunneta seda enda kehas, oma tajus, oma olekuga. Sul on antud karisma, sul on antud tegutsemisjulgus, tugevus, tegelikult ei ole seda antud. Tihtipeale on see, et
et mul ei ole julgust, piisavalt julgust ja ma ei tea, kus seda saada, vaata. See on lihtsalt mingisugune uskumussüsteem sul jälle, mingisugune muster, mis hoiab tagasi, et sa ei ole piisavalt julge ja see inimene ei ole julge, see inimene on julge ja see on nagu inimese meele välja mõeldud kontseptsioon või hinnang, eks ju, täpselt samamoodi need, mis need on, need aktiivsemad inimesed ja passiivsemad inimesed, kuidagi nüüd keele peal on nende nimetused, aga nüüd ei tule see välja. keele peal on, et see ei ole see, et ühele on antud ja teisele mitte antud. Noh, kuigi ma siin väljendasin, et sul on antud seda tegutsemisjulgust ja karismat, aga tegelikult me oleme võimelised ise need endas välja arendama ja looma. Ja mitte isegi välja arendama, aga tegelikult kõigil inimestel puhtas olekus on olemas karisma, tegutsemisjulgus, enesekindlus, tarkus, julgus ja kõik need omadused on tegelikult meil kõigil olemas, kättesaadavad, aga lihtsalt see on selle emotsionaalse prügi alla mattunud. Ja kellel seda emotsionaalset prügi on, kui palju, mis koguses, mis hinnaklassis, millises eluvaldkonnas rohkem, vähem, see sõltub siis jälle inimesest, eks ju. Ja võtta vastu need uued võimalused, sest midagi on kohe-kohe teie ukse taga ees ootamas ja need on väga võimsad ja sinust tuld sütitavad inspiratsiooni esile toovad. Selline midagi on väga ägedat sinu suunast tulemas, et võtta vastu, ära karda, ära tõmbu enesekaitsesse, ära lase oma enesehinnangul ennast kõigutada, ole julge ja vajadusel puhasta kõik need, mis need tunded, mis sind nagu tagasi hoiavad või tõmbavad väikseks või kokku või selliseks tombuks, et ma ei julge. Ma ei tea, kas see on kasu või ma ei tea, kas minna seda või kas võtta seda vastu või äkki ma põrumist ei ole olemas. Mitte kunagi, läbikukkumist ei ole olemas. See on inimese hinnang sellele. Et pange tähele, kui kaks inimest on näiteks, lähevad kuskile või on koos, elavad läbi sama situatsiooni või olukorda või on samas olukorras ja teevad sama asja läbi. Ja võib-olla mõlemad nagu ei tule, võib-olla mõlemal ei tule need asjad samaväärselt välja või nii healt välja, kui nad võib-olla tahaksid või loodaksid. Siis üks inimene võib öelda selle peale, et näe, ma kukkusin läbi, et tunda ja lasta sellel siis kogemusel kohe mõjutada oma tunnet, oma olekut ja võib-olla vajub mossi ja mõtleb, et nojah, näed, kukkusin läbi, et ei saanudki hakkama, olen ikka, ma ei tea, saamatu küll, on ju. Teine seal kõrval on väga rõõmus ja vägev ja selline ergas ja selline rõõmus ja vaatab, et näed, ma kogesin sellist olukorda, aga see, et ta nagu sai võib-olla samasuguse tulemuse nagu see nagu kõrvalseisev isik, kes nüüd siis vajus lössi ja ütles, et näed, olen saamatu selles jah, et see ei ole nagu minu kõige tugevam kõlg, on ju, ja laseb oma sellel kogemusel siis oma olekut mõjutada, siis teine inimene on jälle särtsu täis võib-olla, et jah, ma sain nüüd seda kogeda, päris äge, jah, kõige paremini välja ei tulnud, aga võib-olla ehk järgmine kord, aga ta nagu tema hinnang või suhtumine sellesse ei muutu sellest, see näitabki ära inimeste hinnangud olukorrale, et seda läbikukkumist tegelikult ei ole olemas. Mõned inimesed, pange tähele ka lapsed näiteks, mõned inimesed ei suuda lihtsalt näiteks kaotada, nad tahavad kogu aeg esikohale saada või kogu aeg võita. Tuleb praegu lauamäng meelde, et kus oli aeg, kui näiteks laps mängib lauamängu ja ta tahab kogu aeg võita. Ja kui ta ei võida, siis laps on laps muidugi, aga kui ta võida, siis ta nagu hakkab mossitama ja
ma ei võitnudki, ta tahab nagu see võiduvaim, võidukus on selline kogu aeg sees, et ma tahan võita. Ja kui ma ei võida, siis on elu pekkis ja nüüd ma lasen selle lauamängu mitte võitu saades sellel muuta siis oma olekut, ehk siis lasta muuta oma seisundit. Lihtsalt sellest lauamängust, eks ju. Või siis pange tähele, täiesti täiskasvanud inimesed ka hästi võib märgata seda, et keegi, kes tahab kogu aeg nagu midagi saavutada, võita või olla esikohal, et tal on nagu valus tunnistada midagi, et noh, et näed. Ja täiesti lihtsad asjad ka. Et pange siis tähele seda enda puhul ka, et see on tegelikult inimeste enda hinnang ja omaks võetud seisund või selline muster, kus siis inimene laseb mingisugusel välisel olukorral, mis on võib-olla täiesti neutraalne või selline kogemus lihtsalt, mida sa koged, millest ei tasu lasta oma olekut muuta. Okei, see oli see kogemus, väga tore, nii, nüüd mul on see kogetud. Ja mis sest, et ma ei saanud esikohta või sellist tulemust, mida ma nagu lootsin või tahtsin. Mis sest, et ma jäin näiteks eelviimaseks või viimaseks. Mis vahet sellel on, et tähtis pole see, et kuhu tasandile sa jõuad või kui kõva mees sa oled või kõva naine sa oled, vaid tähtis on see või noh, see isegi tähtis ei ole, aga see kogemus. Sa kogesid seda olukorda, sa kogesid seda inimest, sa said selle kogemuse ja see on juba küll. See ei ole mingi läbikukkumine, täpselt samamoodi suhetes osas, need ei ole läbikukkumised, mis suhted purunevad või lõppevad. Mitte miski pole tegelikult jääv, olete märganud, mitte miski pole jääv, kogu aeg midagi muutub. Suhe ei jää samaks, ta läheb kas paremaks või halvemaks, ta ei jää mitte kunagi samaks. Ta kas lõpeb või jätkub. Vorm muutub, mõte muutub, jääb või lahkub. Mitte miski, mitte kunagi ei jää samaks, selle peale ei saa mitte kunagi kindel olla. Sinu mõte ainult hoiab selle fookust ja hoiab seda nagu seda olukorda kinni. Majad muutuvad, majad lagunevad. Tehakse uueks. Miski laguneb, miski tehakse uueks, renoveeritakse, kõik muutub, kõik on absoluutselt muutuvuses, mitte miski pole jääv. Sama. Täpselt samamoodi suhted, töökohad, sõprus, absoluutselt kõik. Ja siis inimesed klammerduvad selle külge ja kui see nagu ära kukub või ära vajub või kaob tema elust ära, siis nad on nii klammerdunud selle külge. Mis ma nüüd teen, issand jumal, ta läks ära, tal on nüüd vaatab seda teist naist hoopis või teist meest ja nüüd mu elu on läbi ja mul seda töökohta enam ei ole ja issand, kui õudne, mida ma nüüd teen, kas ma saan üldse uue tööga ja siis nad on niivõrd klammerdunud, et nad ei näe neid uusi võimalusi lihtsalt, mis kukuvad lihtsalt sülle või sul on ise võimalik neil luua. Sest sa ise lood endale need olukorrad kogu aeg. Ja sul on võimalik alati uued olukorrad luua ja mida puhtam sa oled oma emotsioonidest, sellest emotsionaalsest rämpsust, seda külluslikuma ja rõõmsama ja ägedama elu sa oled võimeline endale looma. Ja sa näed, kuidas sa seda lood. Sa näed seda, mida puhtamasse ja kergemasse seisundisse sa liigud, sa hakkad nägema, kuidas sa lood oma elu ise. Sa näed, seda ma lõin endale ise. Seda ma kogen juba teist korda. See ka, issand, kui äge. Ma lõin selle ise. Täiesti äge. Kui inimene varasemalt ei ole teadlik, kuidas ta loob oma elu, siis ta hakkab teadlikumaks saama, et ta näeb lihtsalt seda. Ta näeb, kuidas asjad lihtsalt kukuvad. Mingi hetk ta nagu lõi seda oma teadvuses ja juba oleneb, kui puhtas seisundis sa oled, võib-olla 6 aega, võib-olla 2 kuud, võib-olla poole aasta jooksul kukub see sulle sülle ja siis sa vaatad,
päris äge. Niimoodi see loomine käibki või? Nii äge. Täiesti lõpp. Ja see ongi täiesti lõpp. Täiesti ägedaks on võimalik oma elu elada. Aga siit on siis uued võimalused tulemas ja siin on siis väike lisajutustus juurde, eks ju. Ja minu poolt selleks korraks kõik, grupp number 2 ja kohtume juba järgmises videos. Kõike kaunist teile. Nii ja grupp number 3, kes valis siis selle kaardipaki, vaatame, mis on teile tulemas siis järgneva 10 päeva jooksul. Grupp number 3. Mis on tulemas teile järgneva 10 päeva jooksul? Mis energiad on, mis toimub? Mis on võimalik? Mis on teile võimalik? Siin ma näen nüüd midagi on tasakaalust välja minemas. Mentaalsuses ringlemine, enesesabotaas või siis mingisugused tülid, konfliktid, pettumused, solvumised, mis panevad siis sind omakorda enesesse vaatlema ja võib-olla siis ka, kui inimestega suhtlus toimub siin siis ka eemalduma. Et siin on nagu võib-olla pisut midagi tasakaalust väljas, kas siis suhted või mingisugused suhtlusvorm siin igatahes esile on kuidagi kerkinud ka, võib-olla iseenese tunnetus või oma taju või olek. Et kas sina oled siis endaga tasakaalust kuidagi mingil põhjusel välja langemas või on siis mingi suhe, olukord, töökoht, mis iganes õppid kuskil äkki, midagi on tasakaalust välja minemas ja sul on nagu see küsimuse alla seatud. Tuleb tähelepanelik ka selles suhtes olla, et mis inimestel kombeks on, kas nad teadvustavad seda või mitte, on see, et inimesed nagu tegelikult inimtasandil ongi see, et hästi selline tüüpiline, mis on ja kas sa oled sellele varasemalt mõelnud või mitte või siis alateadlikult on see, siis inimene, kui ta midagi teeb teisele inimesele, siis automaatselt oodatakse sealt vastu, et kõik oleks tasakaalus, perfektne, mina tulin sulle vastu, sina tuled mulle vastu, mina tegin seda teenet sulle, sina tee nüüd mulle see vastuteene, kohe automaatselt oodatakse. Isegi kui sa ei teadvusta seda endale, pane tähele, tegelikult all kuskil seal on, kohe automaatselt oodatakse vastu. Kui sina ütled näiteks kellegile ma armastan sind, oled sa mõelnud seda, miks sa talle seda ütled? Näide sulle siia. Et kui ma ütlen sulle, et ma armastan sind või ja kui ma ütlen sulle, ma armastan sind, siis tihtipeale inimesed kohe automaatselt alateadlikult või teadlikult ootavad sealt vastu armastust. Ehk siis ma ootan seda, eeldan, et ta tuleb ja ütleb mulle vastu, jah, kallis, ma armastan sind ka. Aga kui seda ei tule sealt, siis sisimast tuntakse pettumust. Või siis väga palju perekondades ja olukordades ja situatsioonides on sellised olukorrad, et mina teen kõike, aga tema ei tee mitte midagi. Mina teen kõike, aga tema ei tee mitte midagi. Oodatakse, et teine teeb, et asjad oleks tasakaalus. Ja inimlikul tasandil inimesed ootavadki seda. Aga teadlikkuse tasandil tegelikkuses sa lood ise seda endale olukorda, et ta trigerdaks sinus esile selle situatsiooni ja et sa saaksid oma emotsiooni lõpuni lihtsalt tunda. Kui sa ei ole sellest teadlik ja tahad elada inimtasandil, inimtasandil ja füüsiliselt siin reaalsuses, 3D reaalsuses selles ja tahad, et sellisel viisil kõik toimib, siis paraku tegelikkuses on see, et see ei toimi nii. See ei toimi nii, et inimestel on soovituslik teadvustada, mis reaalsus tegelikult on ja et see
füüsiline reaalsus, mida sa praegusel hetkel koged, on tegelikult sinu enda poolt juba valmis loodud. Ja seda pole mõtet muutma hakata. Seepärast, et see on juba loodud. Nüüd sul on võimalus selle reaalsuse põhjal, mida sa siin praegusel hetkel lõid, mis viib sind nii-öelda sellest tasakaalukusest välja. Sa tunned, et sa ei ole tasakaalus. Asjad ei ole balanssis, see suhe ei ole tasakaalus. Mina annan rohkem, tema vähem. Või sealt töölt ma ei saa seda, mida ma tahan. Võib-olla sisemiselt ma tunnen ebakindlust või sellist ebabalanssi, et sa ei ole tasakaalus, sa oled tasakaalust väljas. Andmine saamine on paigast ära või mis iganes. Kas see on õiglane või mitte õiglane. Et sa ise lood seda reaalsust. Sa oled minevikus loonud mineviku minaga endale seda reaalsust nüüd, kus sa saad selle tunde lõpuni tunda. Aga kui sa näitad näpuga sellele, nii võtame väga tuntud ütluse peale, et mees magab diivanil on ja mina rapsin siin ja seal on ja mitte midagi mees ei tee on ja, siis sa oled tegelikult minevikus selle olukorra ise endale loonud oma emotsioonide ja lahingute pinnalt. Ja seda hetke, kus ta vedeleb seal diivani peal ja see hirmsasti sind ärritab, siis seda pole mõtet muuta läbi tema, et näidata näpuga tema peale, et vaata, kui paha sa oled, mida sa teed siin, miks sina mitte midagi ei tee, mõttetu laisk ja lohe ja täiesti, miks pidada, kuidas see ütlus on, miks pidada siga vorsti pärast või kuidas see oli? Miks pidada tervet siga ühe jupi vorsti pärast, eks ju? Mis on ka täpselt täiesti absurdne, aga täiesti naljakas. Aga sa oled ise selle olukorra situatsiooni loonud, kui vaadata neid olukordi, väga tüüp olukorrad, eks ju. Ja siis nad näitavad näpuga kogu aeg selle mehe poole. Et vaata ennast, asjad ei ole tasakaalus. Mina teen, sina ei tee, mina annan, sina ei anna. Kaua ma annan, miks ei ole asjad tasakaalus? Aga sa oled ise selle loonud nii. Nii nüüd sul on võimalus see emotsioon lõpuni tunda. Sa tunned seda vihareaktsiooni või mis iganes reaktsioon tekib sellest olukorrast. Sa tunned selle emotsiooni lõpuni. Ja järgmine kord sul on kama kaks, kas ta seal vedeleb seal diivani peal või ei vedelegi diivani peal. Või siis ärritab see olukord vähem sind. Ja see kaob iseenesest. Või siis see ei ärrita üldse. Aga sa tasakaalustad just nimelt sellega, kui sa puhastad enda emotsioone. Tasakaalustad olukordi just sellega, kui sa endale fookuse, sa keskendud iseendale. Pilk alati iseendasse ja vabasta igasugune praht, mis sa sealt välja nagu purskad, eks ju, teiste inimeste peale või olukordade peale või situatsioonide peale reageerid või siis üritad endasse alla suruda, tunned hirmsasti viha mingisuguse olukorra pärast või tunned, et nüüd ma tunnen nii vastikut ebamugavust või on ikka vastikaine ja siukene nali siis vaata, eks ju. Ja siis surud endasse seda alla kogu aeg ja sa nagu ei püüa seda nagu välja paisata, aga sa surud endasse alla. Ja siis sa lood järgmine kord jälle sellesama olukorra, jälle sellesama olukorra ja see olukord tuleb sulle selleks, et halloo, vaata mind, miks ma olen siin? Äkki on hoopis sinule midagi viga? Et jah, et selline näide siia, eks ju, et kuidas see tasakaal on ja mida siis väliselt nõutakse, teadmata ise, et sa ise lood need olukorrad ja nii kaua lood neid olukordi, kuni sa siis vabastad ennast sellest emotsionaalsest prahist. Sest tegelikult tunne on sinu enda sees, ei ole selles vorstis või seas seal diivani peal viga või nendes, ma ei tea, nurgas seisvates sokkides või pesemata nõudes või kolleegides, kellega sa koos tööd teed või tööandjas või mis iganes, vaid sina ise lood endale kogu aeg seda reaalsust.
see reaalsus, mida sa praegu koged, see on sinu looming ja seda sa ei saa muuta, aga sa saad muuta enda olekut selle põhjal ja järgmine reaalsus on juba midagi muud, kui sa päriselt reaalselt teed selle nihke enda sees ära. nii, ja siin ongi siis, et miski on tasakaalust väljas, et tasakaalu teema peal nüüd sai siin erinevaid näiteid ka teile tuua naljakaid ja mitte naljakaid, kelle jaoks ja kelle jaoks mitte. Ja siis, et te olete siin jah, nagu sellise, püüate nagu endas või sellise välises olukorras seda tasakaalu luua, et see nagu kipub nagu teil käest minema, libisema ja te olete üsna valvas ja selline mingi ebausaldusväärsus on ka siin ilmselt teis kerkinud esile. Samas ühest küljest te olete väga uudishimulik, võib-olla teil on kellegiga vestlus, mis omakorda viib tülini või teie enda sisemise sellise tasakaalutusesse. Esmalt väljaspoolt vaadates võib-olla see suhe on natuke tasakaalust väljas, eks ju, et sina annad võib-olla rohkem ja tema annab võib-olla vähem või tema annab natuke rohkem ja sina annad natuke vähem või mis iganes sa püüad sealt suhtest saada, et ta oleks võimalikult tasakaalus ja sa püüad võib-olla iseennast tasakaalus hoida, aga see suhtlus või suhe viib siis omakorda sind balansist välja ja sa tunned kas selle olukorras konflikti, võimuvõitlust, vaidlust, kahtluseid. See kõik, see olukord tunneb natuke kahtlase võitu või sa tunned enda sees. Noh, sa tunned enda sees niikuinii seda ja siis see sees tuleb välja ja tekib selline kokkupõrge ka välisega ehk siis selle objektiga. Ehk siis selle inimesega võib-olla ka. Aga sa võid kohe konkreetselt ka niimoodi tunda, et sa tunnedki enda seest, aga sa nagu seda välja ei püüa, nagu surud enda sisse alla tagasi ja sa välja ei näita. Et siin võib olla täiesti see ka, et siin ongi kaks varianti, kaks inimgruppi, kes võivad sedasi tunda, ühed justkui tunnevad, et nad tunnevad enda sees, aga nad ei taha seda välja näidata ja suruvad enda sisse tagasi ja võib-olla see nõuab nagu endasse vaatamist selle erakukaardiga või endasse tõmbumist, et mida ma nüüd sellega teen, et ma ei taha talle ka teha midagi, äkki ta solvub või äkki läheb kõik nässu või tülli või mis iganes, kõik lõpeb või kuidas ma saavutan selle balanssi enda sees, on ju, et noh, et kui tavaliselt enesearengus ka räägitakse väga palju sellest, et teine inimene on justkui sinu peegel, et tegelikult vaata nagu jah, et tema näitab sinu sees olevaid asju, aga see on nagu poolik tõde, sellepärast et tema tõstab küll sinus selle emotsiooni pinnale, aga mida sa selle emotsiooniga peale hakkad? See ei ole niimoodi, et sa surud selle alla ja püüad endas nagu, et see on sinu viga ja teine inimene ei olegi vigane ja nüüd ma tunnen ennast hirmsasti süüdi, seepärast et see on ju minu viga ja minu emotsioon ja kuidas ma nüüd sellega hakkama saan ja kuidas ma seda tasakaalustan. Et see nagu ka ei ole lahendus, vaid see on nagu tegelikult emotsiooni allasurumine. Ja samamoodi võib tekkida ebabalanss siin selles suhtes teine grupp inimesi, kes siis ongi nagu vestlusest või sellest jälgimisest ja uudishimust ja sellisest valvsusest ja enesega sellises kohas olemisest, kus sa ei ole nagu balanssis ja saboteerid iseennast ja sinu sees toimub selline mingisugune konflikt või möll või võimuvõitlus iseendaga näiteks ja vaidlused iseendaga või tunduvad asjad kõik nii kahtlased, et mis mõttes, et see ei saa niimoodi olla ja siin peab ikka midagi mäda olema. Ja siis sa paiskad selle teise inimese peale välja, tekib selline võimuvõitlus, egode vaheline võitlus, konflikt, vaidlused, erimeelsused, kus siis üks ego tahab teisele egole midagi seletada või üks tahab peale jääda ja teine siis materdatakse võimalikult palju maha. Ja siis siin on tekkinud selline konflikt, kus siis tekib selline konflikt, kus siis toimub eraldumine.
et mingisugune sõnasõda võib olla vaimselt manipulatsioonid või olukorrad, kus keegi üritab võita või üritab peale jääda ja teist nagu võimalikult maha materdada, et sina oled ikkagist see, kes ei loo seda balanssi ja sa ei anna mulle seda, mida mina tahan ja suhe ei ole võrdne ja see olukord ei ole võrdne ja see ei ole õige ja see on õige ja aga tegelikult sa kaotad ise sellise kõik, kui me niimoodi käitume ja kõik, kui me niimoodi võitleme ja manipuleerime ja võimutseme ja konfliktitseme vaidleme, siis kaotame igasuguse moraali ja inimlikkuse. Siis sealt tekivad igasugused erinevad solvumised ja tülid ja pettumused ja nii edasi, nii edasi. Et igasuguse sellise konflikti ja pahatahtlikkuse ja sellise salvamise ja kriitika ja vaidluste ja solvamise ja tülitsemistega kahjustad sa eelkõige iseennast ja siis ka teist inimest. Kui te olete mõlemad nagu ei tea täpselt, kuidas tegelikult inimene toimib. Ja siis toimub teil siin omakorda tagasi tõmbumine sise ja see paneb nagu sissepoole vaatama ja asjade üle analüüsima ja mõtlema, et mis siis edasi, kuidas siis edasi ja kas üldse edasi. Hakatakse seda nagu kas siis tasakaalu otsima või hakatakse siis nagu mingisuguseid vastuseid otsima. Ja see viitab siis, et pärast väliseid konflikte või siis ka emotsionaalset segadust sinu enda sees, sellist segadust ja konflikti tuntakse vajadust siis omaette olla. Ja sealt võib ka omakorda tekkida jällegi omakorda selline konflikt, et miks ta eemale tõmbub ja miks ta ei taha asju lahendada, aga konfliktiga ei lahenda konflikti. Päris kindlasti mitte. Et mõni inimene tõmbub eemale, tahab mõtiskleda, tahab kaaluda, tahab analüüsida, vaadata, mis saab, kus saab, kas saab ja kas üldse edasi minna selle olukorraga. Siis teine inimene jälle klammerdub ta külge, et mis mõttes, kuhu sa lähed, onju. Aga mõistlik on siis mõlemal eemalduda nii kauaks, kuni siis rahu tekib ja selgus tekib. Et võtta see paus ja leida enda sees see suund või see selgus või see rahu. Et jah, siin on nagu järgneva 10 päeva jooksul päris kindlasti tulemas teil mingisugune selline teema, kus tegelete selle tasakaalu ja õiglustundega. Kes annab rohkem, kas annab rohkem, kuidas antakse, kuidas saad, kas saad või vastupidi, mis iganes. Ja sa võid sattuda läbi selle olukorda, kus keegi sind, kus sina vaatled võib-olla ühte inimest või vaatleb keegi sind või suhtlete sel teemal ja nagu analüüsite üksteist ja sa nagu otsid nagu mingisugust tõde olukorra kohta või otsib keegi teine sinu kohta seda tõde. Tekib selline ettevaatlikkus ja selline valvsus ja selline mittemeeldiv hoiak, ütleme, mis võib tekitada ka omakorda selliseid kahtluseid ja konflikte, vaidluseid, mis on tõenäoline siin ja või siis sisemist konflikti iseendaga. Et siin võib põhimõtteliselt keegi öelda midagi teravat või püüda sind siis vaimselt kuidagi manipuleerida või sina püüad teist inimest manipuleerida. Tegelikult toimub siin mõlemapoolne manipuleerimine, kui üks ja teine tülitsevad. Ja ole tähelepanelik, et mitte minna kaasa selliste negatiivsete energiatega, sest see päris kindlasti ei too mitte kummalegi poole rahuldust päriselt. Ja
ja peale seda nagu segadust või olukorda kindlasti toimub siin siis see eemaldumine või üksiolek, sisekaemus justkui, et see soov või vajadus tekib eemalduda. Ja läbi selle tegelikult ongi mõistlik rahuneda, saada võib-olla seda tarkust juurde või vaikust, et toimuks mingisugune taipamine, arusaamine, mõistmine. Et kokkuvõtteks soovituseks kindlasti vii ennast balanssi, tasakaalu, ja see tasakaalu leidmine käib emotsioonide vabastamise, läbi emotsioonide vabastamise. Kui sa tahad ennast majandada, siis loomulikult see on sinu enda vaba tahe. Keegi ei pea siin emotsioone vabastama ja keegi ei pea siin minu nõuandeid järgima. Aga kuna te siin olete, siis järelikult see uudishimu teil ikkagist on ja midagi te ikkagist siia kõrva taha saate panna. Et leia endas see tasakaal, mis iganes praktikatega, mis iganes olukordades või mis sind aitavad, aga kõige kiirem ja kõige efektiivsem ja kõige puhtam viis on ennast tasakaalu viia, on tegelikult emotsioonide vabastamine. Vajadusel jah, eemaldu igasugustest konfliktidest, et leida endasse rahu, tasakaal ja selline teadlikkus. Väldi igasuguseid vaidluseid. Et kuula enda sisetunnet, vaata enda sisse julgelt ja ära lükka neid tundeid endast eemale, ära paiska neid teiste peale välja, ära suru neid endasse alla, vaid vaata nendele julgelt otsa. Ja samuti ära väldi maailma. Et puhasta ja naase sinna. Sest maailm toob uuesti sinu emotsioonid pinnale, mida sa saad jälle puhastada. Ja see on lihtsalt üks väga tore tegevus, kuni lõpuks sa näed iga korraga aina puhtamalt ja selgemalt kõike. Sest et lõpuks see situatsioon, see õpetab või näitab sulle sellist, ta avardab sind ja kui sa astud teadlikult tagasi ja märkad iseennast, kus sa saboteerid iseennast, kus sa lähed konfliktidega kaasa, kus sa nagu tahad ennast peale suruda, kus sa otsid mingisugust õiglust ja tasakaalu ja mis on õige ja mis on vale. Et tegelikult vaata alati iseenda sisse. Ja sealt sa tegelikult saad kõik oma vastused. Ja sealt sa näed, mis on tõeliselt oluline. Mitte mingisugune võimuvõitlus ja tasakaalu otsimine ja kes, kus, kui palju tegi ja mis tegi ja kas tegi ja vaata enda sisse, sealt leiad sa vastused, vabasta oma emotsioonid ja hakka armastama iseennast. Läbi emotsioonide vabastamise armastad iseennast ja armastad ka kõike seda, mida sinu ümber sa oma olekuga hakkad looma. Ja nii lihtne ongi. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kõike kaunist teile. Aitäh teile!